No nii, tere tulemast lõppude lõpuks videosse, mida teie olete ootanud juba pikalt. See on siis kaaspüügi video pärast 2 aastat. Mis vahepeal juhtunud on, võib lühidalt öelda. Juhtus see, et üritasin lõpetada kutsekad. See õnnestus. Siis üritasin kaitseväega ühele poole saada, mida te vahepeal kuulsite ja vist nägite, I guess. Sellega sain ühele poole. Ja siis vahepeal ma üritasin tööle saada, seda ma sain. Ja siis vahepeal oli mõned reisimised, mida teiegi nägite. Et siin on olnud nii mõndagi, mida ma olen teinud ja edasi. Aga lõppude lõpuks siis see, mida teiega ootate. Ja oleme planeerinud lõppude lõpuks minna jää peale kalale. Vaatan siuke ilus lumematt on peal. Lootused on suured, sest et ei ole mõnda aega jälle püüdnud. Eks näha ole, kuidas hakkab minema. Loodetavasti montaažiste rohke video tuleb. Ja mis äge asi võib-olla minu arust on see, et proovime täna kasutada enamik ajast ikkagi peakaamerat. Ma olen muretsenud siis telefonile. Siukse kaamera hoida, mis saab peas hoida. Eks näha ole, kuidas see läheb. Ma katsetasin küll seda kevadel ka, eelmise aasta kevadel siis. Ja ütleme niimoodi, ma ei näinud mõtet seda videot uploadida, mis ma tol hetkel filmisin. Mul tuli kokku vähem mingi 1-2 materjali sellest, kuidas ma põhimõtteliselt viskasin nulli ja ma ei näinud mõtet seda lihtsalt uploadida. Mida ma ikka lobisen? Näeme siis juba jää peal ja üks inimene tuleb ka. Lisaks veel. Davai, läksime. Põhimõtteliselt on niimoodi, et jõudsin asjadega siia ja siis tulin siia ära ja avastasin ühe asja. Ma jätsin puuri maha. Ja mis veel? Muustasin veel autovõtmed auto sinna sellesse ka autosse. Ja ma olin nagu, et no eriti hästi läheb juba, aga õnneks Rassiol on, et ütlesin ära teile ka, et Rassiol on tulemas ja ma juba näen teda. Kete mina näen. What's up, man iga? Pärast 2 aastat vahelduseks teen siis väikse video ka. Kuidas sul endal praegu need emotsioonid on? Ma ei tea. Esimene kord seal talvel. Väga midagi. Ootused on kõrged. Tavaina, hakkame siis peale. No, oli otsas, täitsa lõpp. Tõmban üles poole, vaatan, see noogut isegi ei tule üles poole ka. Ei taha küll ilma jääda. Nukker oleks, aga ei jää ma ilma midagi. Siin ta on. Siin ta on. Marko tuli ära. Mul on vaja veel saada 3 kala, et siin nagu viiki minna. Kogused. Okei. Ops, noh. Olemas. Näe, ossu. Ma saan selle kahvena ka kätte. No ma räägin. Need on rohkem sinu omad.
No mida me räägime, see on vähe suurem. Minu päeva rekord. Kuule, ma vist sulle seisuga järgi on või? Mul on kirjas... Ei, mul on 3 siia kirjas praegu. Ühte üle, siis mul on ka 4. Roks käis ära selles rituaas. Ohvena poiss. Sain ohvena ka kirja. Jaa. Sa hoiad, oleme ta siia, näe. Mis siis ikka, näe. Ja ma lähen võiduseisu. Ilusa särjega. Ellos. No. Tuleb või? No, võta välja ka nüüd. No, tuli lõpuks ära sul ka, näe. Mis ta on 500? Ma ei tea. Osta olla natuke. Ta lihtsalt kerib tühja sul lambist, ma ei saa aru miks. Aga Lippi tõuse üles sellest lambist. Ma ei tea. Läinud. Aga oli? Oli küll, jah. Okei. Esimene võtt pärast 2 tundi või midagi siuke. Midagi sellist, jah. Nukker värk. Ei. No nii. Lipp läks püsti, käristas ilusti maha, ma kuulsin. Vaatame, kuidas läheb siis olemas otsas. Ei saa aru, ei ole vist väga suur. Ahah, okei, selge. Või siis niimoodi tehti mulle. No selge. Nojah, hidis oli siis. Kala jäi alles. Ma siuke tunne, ma vahetan selle kala ära ka. Kus on nüüd sellega? Järjekordne lipp, aga teine. Teises kohas tõesti. Ei, vaatame. Mis siit tulla võib niimoodi. On ta üldse alles siin? Ei ole läinud. Tõmbas lihtsalt lahti, täitsa lõpp. Juba 2 võttu väga lühikese ajaga. Võiks keegi otsa ka jääda. Oleks asi ägedam ja mingi nõks käis. Midagi äkki on siin, vaatame korra üle. Äkki midagi toob. Sest sellele käib see käristi päris raskelt. Ei ole siin midagi. Jaa, kala on ära viidud ka. Muidugi. Küll kõva. No nii, lõpuks. Lipp ka püsti. Oli kuulda, kus kärises maha ka.
aga kas ta ise nüüd siin otsas on, seda ei tea. Ma üritan ausalt, jah. On näha küll. Just tegelikult vahetasin kohaga. Ootame veits, vaatame, mis ta siin teeb. Vist. Jaa, ei ole. Kuradi läinud. Täiesti lõpp. Ma ei saa enam aru, mida ma tegema pean, et seda kalasid kätte saada. See on uskumatu lihtsalt. Täiesti uskumatu. Räägin ka siis vahetust. Mis mu põhine eesmärk talvise haugipüügiga ongi see, et lootus saada äkki suuremat. Ehk siis äkki rekordit, vaata. Praegu ma pürgin sinna selle poole, et saada seda maarekist suuremat kala. Tal endal on 75 senti, mis on ka tegelikult üsnagi ilus kala tegelikult Eesti kalade kohta. Mina ütlesin, et muidugi jah, Saaremaal vennad käivad ütlevad, tavakas. Aga ise ei ole jah väga palju siukseid kalu näinud. Suurim kala, mis oligi see vanamehe püütud seal poiste kalal ühes episoodis, see talvise munnapüügi episoodis. See on kõige suurem kala, mida ma elus ise olen näinud reaalselt silmaga. Suurim haug ja suurim kala üldse. Et jah, üritaks saada, ma enda lootused on selle peale, et äkki ma saan Maarekist suurema. Maarik teab ja ma tahan seda väga. Aga kui ma selle saan tehtud, siis ma pürgiksin otse 80 liiga poole. Isal on praegu 71 peal. Ja. No nii, kiire kokkuvõte. Kas ma olen rahul? Väga süke nii ja naa, pigem mitte. Pigem ei jäänud rahule sellega, mis saime. Need ilmad on ka kuidagi kargemad, kui ma harjunud olen. Ma olen harjunud sellega, ma käisin kogu aeg mingi -8, -7, see natuke alla selle, põhimõtteliselt alla -10, põhimõtteliselt alati maksa jäädi -10. Ja nüüd jäsku see talv on nagu kogu aeg stabiilne -13 kogu aeg kuni 10 või midagi. Vahepeal viskab sinna -7-8 juurde päeva jooksul, aga ikkagi. Ja mul on siuke tunne, et see külm lihtsalt vaigistab praegu hoogi võtuga ära. Ma arvan. Aga samas ei tea ka. Et jah, midagi erilist ei tundnud. Said ainult natuke särge näha. See kõik, mis te nägite suht. Lootsin rohkem montaaži, aga no, ürita see -10-ga filmida midagi, kui see kaamera paneb mingi päris kähku kokku. Aga midagi, vast järgmine video tuleb õige pea, ma loodan. Eks näha ole, mis järgmine video teid ootab. Eks näha ole, loodetavasti äkki kalapüük jälle. Nii, tulevikku mina räägin siin natukene, et pärast seda ma käisin mingi tollel nädalavahetusel, käisin ka kalal jällegi. Samal järvel kõik puha ja nii edasi. Aga see eesmärk tol hetkel oli tegelikult, ma tahtsin teha tol päeval videot, aga siis mingi hetk mitte keegi tundnud, ma olin planeerinud selle, ma kutsun sõpru sinna videosse edasi, et teha see asi ägedamaks. Aga selle asemel ei tulnud mitte kedagi, kõik vedasid mind alt. No osad kas said haigeks või mida iganes, osadel tulid mingi muud asjad ette. Ehk siis ei olnud põhimõtteliselt mitte kedagi peale minu venna ja siis tema sõbra. Ja tol päeval juhtus midagi sellist, mida ma ei oleks ootanud. Ja see oli see, ma sain oma uue rekordi. Ja rekord oli 3,6 kilo, 82,5 sentimeetrit. Et kes vaatab mind Facebookis vahepeal, on lisanud mind sõbraks või on Instas ja edasi follow mind, siis te olete seal kindlasti seda pilti näinud ja edasi. Aga kui te ei ole, siis ma näitan teile ka selle pilti. Selline kõva tegelane oli. Aga jällegi püügi kala ja näeme järgmine kord. Tavai, tšau.